üks asi, mida mõned inimesed, kes tegelevad enesearenguga või on oma tervenemise teekonnal mingil viisil, mida nad kipuvad või võivad teha paarisuhetes, on see, et kui tuleb üles mingi valu või haav seal suhtes seoses lapsepõlvega, minevikuga, siis see lähenemine, ja see võib tihti olla üsna alateadlik, võib olla see, et see tuli jälle üles, see teema või et miks see jälle siin on, just kui see lähenemine iseendale, et ma ei peaks, see asi ei peaks üles tulema, et see on justkui midagi nagu valet, mida ma pean endas muutma. Et see on natuke sama nagu kui me läheneks mingile aspektile endast, osale endast või traumale niimoodi, et see tuleb üles, nagu me vaataks seda nagu väikest last ja ütleks talle, miks sa tunned nii, nagu sa tunned. Et see nagu et see on nagu probleem, see, mis tuleb ülesse või see teema, et justkui see peaks olema tervendatud või lahendatud. Ja palju parem lähenemine on see, et vaadata ja teha selgeks, kas siis koos terapeudi abiga või mingil kujul kaardistada seda ka iseseisvalt, mis on see asi, mis tuleb täpsemalt ülesse, mida see näitab mulle minu vajaduste kohta sellel hetkel suhtes, mis ühesõnaga rohkem aru saada, mis on see aspekt, mis tuli ülesse või see valu ja mida see vajab selleks, et terveneda, mitte kohelda seda kui mingit probleemi või asja, mida tuleb lahendada. Ehk siis läbi selle, kui me õpime seda tundma, näiteks seda sisemist last endas, seda väikest osa endas, siis ja me näiteks teraapias läheme tema juurde, õpime tema eest hoolitsema, võtame vastutuse tema eest, siis me saame ka seda paremini väljendada oma paari suhtes ja oma kaaslasele. Et see on minu jaoks oluline, et kui see asi tuleb ülesse minus, siis ma soovin või minu vajadus on see või ma soovin sellist lähenemist või ma soovin, et me käituksime sellel hetkel või mis iganes on see vajadus, mis on seotud teise inimesega sellel hetkel, et läheneda sellele sedapidi, et õppida tundma seda, et asi tuleb üles uuesti või haav tuleb uuesti ülesse, ei tähenda seda, et midagi on valesti või korrast ära sinuga või et see teema on nagu lahendamata veel. See lihtsalt näitab, et see osa, võib-olla seal on mingi aspekt või mingi vajadus, mida sa ei ole tegelikult selgeks endale teinud, mida sa vajad oma partnerilt, kui see tuleb ülesse või mingi sinu jaoks oluline tõde.